Jep, tõsi, minust ei saa kogemusnõustajat, aga minust saab järgmine aasta kogemusnõustaja. Kõik lähemalt ma räägin vlogi jooksul, et hoidke kõrvad kikkis ja vaadake edasi. Nii et alustame! Alustame uud vlogi. Tätta ma olen siin välja uurinud enda parasid sõnad. No nii. Ma ei tea. Vist 2 parasid sõnad, võite kirjutada loomulikult, mis parasid sõnad on veel. Neid peab juurutama. Mis me siis vahepeal nagu teinud oleme? Me oleme käinud perekonnaga. Käisime Kolkjas käisime ujumas. Ja siis me elukaaslasega põlesime nagu full ära. Ma ei tea, kas siin on nagu niimoodi, aga selge. Ära põlenud elukaaslased on veel hullem kui mul. Aga ega midagi ei olegi nagu teinud. Eile me olime nooremaga kodus, sest et eile oli suke tormiline. Ja siis täna on, ma ei tea, kohe on jaanipäev, aga no ma ei tea. Ühesõnaga ma ei tea, mis me teeme. Praegu ehitasime onni, meil on ühesõnaga vanem laps on rõdul, noorem on nüüd, ehitasime talle suure onni, suure tuppa. Et ja siis ma nagu mõistsin praegu seda, et pärast ma ei taha lapsi. Mul on nagu piisab nendest. Et enda omi küll ma praegu kindlasti ei tahaks, see oleks nagu too much, ma ei tea, võib-olla kunagi 5, 6, 7 aasta pärast või midagi. Jah. Niimoodi ongi läinud vaikselt niimoodi mitte midagi tehes. Varsti on nõustamised. Mul praegu ongi siuke vaba hetk, sellepärast et elukaaslasel on puhkus, siis me saame nagu rohkem midagi teha. Ja jaanipäeva suhtes äkki võib-olla me lähme ikkagi vaatama midagi. Sest et päris kodus nagu niimoodi vassida ei taha. Päevitame praegu. Ma mõtlesin, kus sellest ma lähen täna päevitama, aga noh, ei jõudnud. Et on ka parasid sõna. Vot nii, nüüd on vot nii. No nii ei saa. No nii. See on toona kõuda. Täna on nagu nii kohutav päev. Nagu vaimselt väga kohutav. Ma ei saa väga nagu väga rääkida, kuna tegemist on koduste asjadega. Aga miks ma praegu nutan on see, et monteerin Pärnu vlogi ja mul on vaja diktofoni selle jaoks, et peale lugeda, kuna meil ei ole nagu arvutil seda mikrofoni enne, siis saab niimoodi. No ja siis tegin diktofoni lahti ja siis vaatasime sisse, et mingisugused failid on mul midagi nagu salvestanud või. Ja seal oli kunagi, ühesõnaga mul oli hästi toksiline raske suhe, eelmine. Ja ma lihtsalt pidin tõestuseks diktofoniga salvestama sellele inimesele. See, kuidas ta räägib minuga või milline ta nagu on, kui ta on joogine ja muudest asjades. Ja ma praegu kuulasin seda natukene, ma loomulikult ma ei jõua lõpuni kuulata, sest
see on rõve. See on ausalt, see on rõve. Ma ei taha nagu haletseda ennast, aga ma ei saa aru, miks ma nagu kannatasin või noh. Ma ei saa kahjuks teile lasta neid. Ma ei viitsi pärast pole jaurata selle inimeselaadse toodanguga. Et nagu teoreetiliselt on nagu kõik kinni juba pandud südames ja kõik, aga see oli tõesti, see oli praegu nii kuidagi vastik. See oli täiesti vastik ja ma mäletan lihtsalt peale seda sama diktofoni asja, kui ma seda salvestasin, siis tegelikult ma öösel pakkisin oma asjad kokku ja läksin minema. Ja enam sinna vist ei tulnudki enam. Ja mul oli niikuinii kokku lahku mäng. Et see on siuke vastik. Ma ei tea, kas pidigi täna niimoodi olema. Aga ma olen täiesti maha löödud. Selles suhtes, et muud probleemid. Lihtsalt vahepeal pidin oma korteris käima. Jürilisega natukene aitama. Ma ei hakka sellest pikemalt midagi rääkima ja siis lihtsalt natukene kodused probleemid ja enne seda Jürilist mul hakkas paanika, häire koos ärevusega ja siis ma võtsin rohtu ja ma ei saa mitte midagi. Ja siis ma tundsin seda, kui ma sõitsin minu korteris, läks ajus surisema jälle. Mul hakkab aeg-ajalt ajus surisema. Ma ei tea millest. Aga praegu ma just tunnen, et ma tahan nutta. Ja ma nutan, sest et ma võin, kui ma tahan. Ja selle nutmisega on ka, ma ei tea, kas ma olen kusagil rääkinud. Aga räägin uuesti. Ma ei nutnud väga kaua. Siis enne lahkuminekut. Sellepärast, et suht alguses ma hästi palju nutsin. Ja siis mulle öeldi, et ära nuta. Et põhimõtteliselt nagu ala keelati või. Ja ma ei tea, siis ma ei nutnud enam. Ma nagu päriselt hoidsin enda sees seda kõike. Ja praegu on mul ülikeeruline, kui ma tunnen, et ma tahan nutta, siis ma nagu keelan endale nutta, tegelikult ei tohi seda teha. Siis ma aeg-ajalt nagu proovin, üritan siin nutta ikkagi. Vaat, siuke keeruline. Siis mul läks nina, mul ninaga mul on kõik, ma näengi välja selline, kui ma olen mega stressis või nagu ei tea. Oota, aga ma arvan, et ma pikutan natukene. Mul nagu teoreetiliselt tegelikult mul on kõht tühi, aga ma lihtsalt tunnen, et ma ei jaksa midagi süüa. Ei tea, võib-olla äkki ma magan. Mis oleks ka nagu päris okei. Ma ei tea, kas ma vaatan, mis ma teen. Ja, jälle, ma ei teagi mitte midagi. Ma olen nii lost omadega, et nii on. Et ma ei tea, ma lähen vist ikkagi söön ja siis ma magan, sest et söömine on ka meeleolule väga hea. On jah, on. Täna on uus päev. Kuidas mul eile läks? Ma läksin eile magama, sõin ja magasin. Ja siis õhtul käisime ikkagi Tartu Jaani tuld vaatamas ja Luunja Jaani tuld vaatamas. Ja siis tegime õhtusöögi või hilise õhtusöögi Mäkkis. Kui küsite, kuidas mul toitumisega on, siis teate, ma võtsin ühe juustupurksi ja siis õunaviilud. Ja väike kukasiiru oli siis. Kuidas ma ennast praegu tunnen? Ma tunnen täna seda, et vähem negatiivsust nagu hetkel praegu tahaks. Sest et mu närvisüsteem on nii ülekoormatud, et see on lihtsalt õudne. Aga ma siin tegigi enda vlogi, Pärnu vlogi, mis te siis olete juba eelmine neljapäev nägite. Minu jaoks on täna kolmapäev, teie jaoks on esmaspäev. Ja siis on nii. Ma ei tea, sõbrad, ma räägin, mul on jälle ma ei tea hetk. Ja mulle tundub, et see ma ei tea hetk tuleb siis, kui ma tunnen, et mu närvisüsteem on liiga too much.
ja mul on keeruline handle'ida olukordi. Seega see vlog tuleb eriti siuke, depressiivne, või ma ei ütleks aga, et depressiivne, ma ikka üritan positiivne ka olla. Aga lihtsalt üritan äkki vist selles kõiges leida iseenda päriselt nagu. Ma otsin endiselt iseennast. Ma endiselt ei tea, kes ma olen ja kuna mul on identiteedikriis veel täiel pasal käimas, võib öelda niimoodi, siis on niimoodi. Miks ma vaatan pidevalt kuhugi sinna, sest ma tõesti vahepeal ei jaksa siia kaamerasse vaadata. Ma siis nagu vaatan, aga ma inimestega ka rääkida nagu väga pikalt ei saa neid otsa. Ma küll vaatan neid otsa, aga mul oli suht tihti pilk mingi eemale. Ma ei tea, täna on vihmane päev. Me oleme täna kodus. Ja ma ei tea, täna ongi siuke nagu tahaks krõpsu ja kas mingi filmi käima panna, lihtsalt pikutada. Ja aga jällegi näha ole, mis täna saab. Looja õnnedus püsib! Ma ütlesin, ma ei tea! Ja tõesti, kogemusnõustamise koolitusega on niimoodi, et panin selle koolituse pausile ja siis järgmise grupiga mul on mõned tunnid, mõned koolituspäevad, kus ma siis nagu ei osalenud on ja kindlasti tahan neid tagantjärgi nagu ära teha ja siis ma praktika teen talvel. Ma lihtsalt vaimselt nagu tunnen seda, et ma ei vea välja. Mul paskamba vahel. Anyways. Mu eraelus on praegu lihtsalt nii palju asju või nagu, kuidas ma seletan seda, ühesõnaga. Ma olin harjunud peale lahkuminekut eelmisest suhtest, toksilisest suhtest, harjusin sellega, et ma olengi üksinda ja ma elan ainult enda jaoks. Ja võtan a la vastutus vahest enda eest ka. Ja nüüd ma olen perekonnas, kus ma saan aru seda, et tuleb vastutust võtta, tuleb nagu lõplikult täiskasvanuks muuta. Ja mul on teatud reeglid elukaaslasega, näiteks minu selle alkoholi joomise kohta, et pudel nädalas, kas ma joon selle kohe korraga ära või siis venitan nädala peale, aga minu sõltub aju, nii palju agasid on jälle, mu sõltub aju soovib seda vabadust. Siis kui keegi ei keelanud, näiteks siis ei pea koristama. Ja mul on nagu jumalas suva siis kõigest, ma ei pea mõtlema, mis ma süüa teen, on ja tellin endale toitu või mis iganes, on ja kõike seda. See on õudne. Ma tahan elada seda elu, mis ma praegu elan, sest et see on nii ülilahe nagu väikse lapsega teen ja nägite. Lihtsalt pikutate ja vaatate multikat ja sööte popcorni, see on nagu nii lahe, nii nunja. Ja siis me veetsime ka temaga nii lahedaid nagu päevi mängisime ja lauamänge ja käisime jalutamas, käisime kitsi otsimas. Annelinas on kised, Annelinna on kitsed. Ei, lambad, issand. Lammas. Ja, see on janja. See on täiega armas, see on mõnus. Aga ma ei tea, ma pean selle tasakaalu leidma ja kui ma leian tasakaalu kodus, siis ma suudan ka edasi minna. See ei tähenda seda, et ma oma karjääri mitte kuidagi nagu ei arenda, ikka arendan ja ikka teen, vlogimine on tegelikult, sorry, mul on see allergia millegi vastu, ma küll võtsin üks ürtakse, aga ei ma ikka.
see, mis ma rääkisingi, et vlogimine oli tegelikult mu hobi ja nüüd ma tahan vlogist tõesti teha enda brändi. Mul on tegelikult plaanis ilmselgelt uuel aastal välja lasta enda bipolaarse töövihikud, ilmselgelt ka ärevushäire töövihikud ja depressiooni töövihikud, kus siis saab igasuguseid neid asju teha ja täita. Ja kindlasti ma ei jäta seda mõtet, et teha podcasti. See on kõik tulevikuplaanis ja siis ma tahangi ehitada enda brändi Katrini depressioonipäevik. Ja teie, kes te olete vaatajad, te olete väga palju mind aitanud, motiveerinud ja lahe, täiega lahe. Ja kui midagi pekki läheb, siis mul on vähemalt vlog alles. Et jah, seekord ma ikkagi üritan järjepidevalt seda teha. Praegu on nagu välja tulnud, ma enam-vähem sain aru, kuidas seda on vaja teha. Ma tõesti filmin ette vloge, sest et kui mul on võimalik teha vlogid ette ära, siis mul on vähemalt midagi välja panna. Siis kui näiteks mul mingi päev tuju ei ole, siis põhimõtteliselt jääb ära, et vahest on nagu ära jäänud selle pärast. Et jah, aga me käisime mõnema lapsega raamatukogus, siis käisime turu peal, võtsime maasikaid, Eesti maasikaid, issand jumal, kui mahlased nad on, täitsa lõpne. Siis võtsime värsket kurki ja värsket kartulit. Nii et ma natukene pikutan siin ära ka. Keerasin vist kuuma õhuvretüüri pekki. Peaks üürilisele kirjutama, kas ta minu oma kasutab. Ja ma sõin ja siis ma tahan pikutada ja ma tunnen, et ma tahan magada. Kui olen varsti õhtusööki tegema. Siuksed lood siinpoolsed. See vlog tuli väga siuke korb. Väga pingeline ja väga siuke nutune. Ei ole hullu. Pole hullu. Elu on ikkagi imeline. Vist. Ja. Siuke ta on. Aga. No nii. Ühesõnaga näeme juba järgmises vlogis. Järgmine vlog on meil neljapäeval. Järgmine vlog on meil neljapäeval. Ja siis te näete, mis me tegime. Arvatavasti siis näete, kuidas ma pakkisin neid loomasju kokku. Oi, tegelikult te näete nädalavahetust. Me lähme Tivolisse. Siis saate näha, kuidas ma hakkan kartma kõike. Võt. Silmga läheb mingi imelikuks. Nii et järgmise vlogini. Bye!